Nimed. Ja issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeval ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab ja kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Ja siis inimene ütles, mul on nagu mega halb nimede mälu tegelikult. Nagu sa ei kujuta ette, nagu tegelikult maks piinlik. Ma kuulen kellegi nime ja siis ma olen järgmine, et nagu mida? Ma tean, teised ütlevad ka, et mul on see nagu päriselt. Nagu ma olen juba unustanud, mis selle looma nimi oli. Peekon. Aga see oli ammu. Ja las see jääb. Mina harjutan oma tunnete nimetamist ja ümbernimetamist. See on suur diagnoosi panemise töö. Vaja on esiteks sümptomid. Süda klopib. Sümptomite väljendumine eri olukordades. Tööd tehes nagu ei tunnegi. Sümptomite algus. Nädal. Nende mõju igapäeva elule. Uni läheb vara ära. Varasemad traumad. Jah. Muud terviseseisundid. Sellega on okei. Veel on vaja laia tundesõnavara ja kannatlikkust siltide sobitamisel. Näiteks, kas me võime selle kohta öelda lein, kui ma ei ole midagi kaotanud? Miski pole päriselt minu. Kas see tohib olla elevus või see on rohkem nagu hirm või see on rohkem nagu segadus ja nii edasi. Vaata, mu tunded on nagu sügisel Suvila-rajooni unustatud kassid, kes tiirutavad ümber talumaja, tuppa ei tule, silma all ei söö, kätte ei anna, aga öösel karjuvad. Võib-olla sul on nimi. Võib-olla ma oskan selle ära arvata. Kui ma sind sellega kutsun, võib-olla sa tuled rahumeeli ligi ja lubad end kõrva tagant sügada. Aga ei pruugi. Sul on omi asju ajada. Aga mul on sulle nime vaja ikka. Sina tee, mis tahad, mina tahan sulle nime anda. Isegi kui see on vale, ajutine, iga nädal uus, sest siis ma saan sinust rääkida. Naabrile, naisele, nõustajale. Siis ma saan sind kirjutada luuletusse, laulu, lugudesse. Ja siis sa oled kirjas, siis sul on nimi peal, silt küljes, siis sõna peab sind, hoiab kinni, et sa ei tunduks võõras, kauge liiga palju ja äkki sinu nime tundes ma võin magada, kui sa öösel jälle karjud.